kuna meil on Robiniga 2 peale 6 autot, siis nende hoiustamine on üsna probleemne. Ehk siis me otsustasime võtta eraldi garaaži, kuhu me saaks siis kolida oma õnnetud projektikad ja saaks nendega seal tegeleda. Ja nüüd me koristame seda. Või noh, ma nüüd lähen liitun nendega. Hello. Hello. How you doing? I'm tired. Me nüüd pesime põranda üle ja seinad. Ja meil on vaja sinna sobida veel normaalne valgustus ja mingi soojustus või noh, mingi heating. Ja siis põhimõtteliselt nagu on garaaž. Ühesõnaga, me pidime minema Dünasse, aga kaku ei lähe käima, sest aku on tühi. Neljanda käigu tõmme on sinine grafik ja 5. käigu tõmbega kasti sellest ülekandest sa kaotad nii palju. Sa kaotad 11 kilovatti. Kasti ülekanne on nagu nii pikk. Üldiselt 78 kilovatti tuleb rattasse. Teebki 15% ülekande kadu ja tulebki ligi 90 kilovatti praegu mootorisse. Ja rohkem on neid tõmbeid praegu ei julge teha, sest tundub, et see ongi nii hõre mootor. See punane õli tuli hakkas ka olema, nagu viimast selle tõmbe. Ma ei tea, kas 90 kilovatti on nüüd reaalne või sealt oleks rohkem või see mootor ongi omadega nii otsas. Mis tead, 125 on siis 90 järgi. Ja väändenumber on ka tegelikult 143, mis originaalis peaks olema juba vaatasin välja. Originaalis peaks olema 6100 juures, 6100 pöörde juures 210 Newtonmeetrit, aga tulemus on praegu 4700 juures ja 164. Nagu korralik väändekogu. Ei räägi. Mul ei ole midagi ilusat öelda. Sul ei ole sõnu. Mul ei ole sõnu, jaa, ei. Lähen hästi, et ta sõidab. Ühesõnaga, Pika ehitas talveka. Ja, ühesõnaga ma ostsin E46 sedani, Preface, näeb välja nagu facelift. Siis tuleb ülevaatus aprillini, mis on tore, sest eelmine aasta mul ei olnud ülevaatus talvekal. Jaa, kes ei tea, siis eelmine aasta meil oli 34. Touring. Ja Peeter. Peeter oli hea poiss. Peetriga oli väike mure, et ta oli minu jaoks nagu selleks sõitmiseks natuke liiga suur. No ühesõnaga Peetriga me näinud üldse nii palju vaeva, või noh, sa ei näinud üldse nii palju vaeva kui selle autoga. No Peetriga ma ta ostsin ja siis ma sõitsin taga ja siis tegin taga igasugu lollusi ja siis... Ja siis ta läks vana rauda. Võtsin mootori välja ja ülejäänud läks vana rauda. Aga selle auto puhul on, mis tal veel tore on, tal on Harman Kardon 4, puupsooja sellepärast, et ma vahetasin tal termostaadi ja radikara ja kliimasiiliga. Juhi akmetõstuka on katki või mida iganes, ma ei tea, mis teil juht.
ja siis ta jookseb nagu raamist mööda ja siis ta ei istu ilusti tihendis. Ma ei tea, kas ma viitsin seda parandada, mind vist liiga palju huvitast. Sooja puhub ja autos on soe, nii et... Ja siin on korvistmed, mis on ees suuruses ja nagu ma ei ole väga suurte puusadega naine, ma ütleks, aga ma ei ole kunagi tähele pannud, et mul on puusad, aga kui ma siia autosse istun, siis ma saan aru, et mul on puusad, mis ei mahu ära siia istmesse. No ütleme nii, et kui ma oleks 5 kilo raskem või 10 kilo raskem, siis ma siia enam ei mahuks. Et need on suht kitsad korvid on, aga need olid jube hea hinnaga, nii et... Siin tegelikult nad on nagu toredad, nagu nagu sturdi on, aga lihtsalt, it's very tight. Ja siis me teeme nad, praegu nad on lihtsalt mingisuguste 36 reilide peal, ma veits tegin auku suuremaks, et nad kinni saaks panna, tagumised augud, aga tahaks saada ka kõrguse regullima, sellepärast, et meil on Paulaga päris erinevad sõidukõrgused ja siis saaks nagu, teeme 46 reilide peale, et saab ilusti originaalkangidega üles alla tõsta ja edasi-tagasi liigutada ja siis on nagu parem. Ja no mul ilmselt sõidavad veel inimesed selle autoga, et siis niikuinii kõigil on mingid oma tahtmised ja pikkused ja laiused. Mis me veel tegime? Ma vahetasin radika, termostaadi, sellel on elektrooniline termostaat. Vahetus oli lihtne. Siis mingid pukse vahetasin, esisilla õõtsapuksid, tagumiste käändmike esimesed ja ülemised. Taha läksid reguleeritavad õõtsad. Seda põhiliselt sellepärast lihtsalt, et vanad õõtsad olid suht kapsed ja mul olid need kunagi kuskil riiulisse ostetud. Aga tänu sellele sillast endis vähemalt taga on peaaegu 0 kraadi kämbrit, nii et tehase õõtsadega nii täpseks ei saa seda. Roolilatti vahetasime, aga seda peab uuesti vahetama, sest see, mis ma sain, see oli lekib ja on loksuga. Ehk siis ma mingi hetk pean uuesti seda vahetama. Siis ühe õõtsa, ühe käändmiku ja ühe õõtsa ja ühe käändmiku vahetasime ka ära, sellepärast, et pärast seda, kui ma amorti ära vahetasin, siis ma vaatasin, et see auto istub ikka ühelt poolt imelikult, et tal oli üks ratas oli kämbris, teine ei olnud ees. Ja ainus loogiline seletus, mis seal sai olla, oli, et see oli õõts või käändmik, aga kuna kummalgi nagu visuaalselt mingit kahjustusi nagu ei olnud otseselt, isegi uutega kõrvuti pannes, siis me lihtsalt vahetasime nagu ära. Ja kuna ees oli niikuinii üks rattalaager ka läbi, siis selle käändmikuga sai sellega korda. Ja siis sai pandud rool. Hüdrokas on. Need on eelmisest aastast. Ja, hüdrokas on juba oli Peetris ka. Rool oli ka. Rool ka. Adapter on teine lihtsalt. Ja siis panin käigukangi, sükse, mis kere külge käib. Short shifter. Päris hea on. Mulle meeldib. Jube jäikan. Mihkel arvas, et lõub kasti ära, aga eks näeb liiga palju ei huvita. Mis me veel tegime? Taga on uued piduriklotsid. Uued piduritorud ja voljad. Ei tea, kas midagi on veel. Sinna tuleb? 2 nädala pärast läheb see auto, saab ka turvakaare. See on sellepärast, et ma tahaks korvidele saada trakse. Aga trakse ei ole väga turvaline panna, kui sul ei ole turvakaart. Sest nad hoiavad sind toolis kinni ja sul kael ei anna väga palju järgi ja see ei liigu piisavalt toolis, et kui sa peaksid üle katuse panema, siis sa jääd kinni sinna ja see võib alasti lõppeda. Et traksid on saab siis ka panna, et siis turvakaar vähemalt ei lase katusel nagu nii palju kokku vajuda. Ja niisama on ka jäigam kere ja ralli ka. Ja nad on polditava, sest ilmselt ma järgmine aasta sõidan ka ilmselt mingi 46 sedaaniga, aga siis saab selle lihtsalt ümber tõsta, et ma ei usu, et see auto nagu järgmist talve näeb, sest ma ei viitsi talle hakata ülevaatusi uuesti asju tegema. Mis sa massitad, sulle ei meeldigi see auto? Ühe ABS-janduri vahetasime ära, aga rool on Stanse Classic RRS. Hüdrokas on Harri Suldworksi hüdrokas. Sai pandud niimoodi, et kuna ma tahtsin veits enda poole teda saada ja ei tahtnud kindlasti panna paremale poole, siis sai natuke keskkonsooli lõigatud, aga samas me nuppu saime alles jätta ja suht viisaks lahendus on tegelikult minu arust. Ta ei ole nagu terve sisu ära lõhutud.
ja siis on käigukangan kuskilt Lätist, Leedust tellisin mingi, ta on kere külge kinnitatud, et ta ei ole nii nagu Bemmidel tavaliselt on, et ta on 4 paldiga tunneli küljes kinni. Ja no suht järsk on ka, et nagu ütleme, et natuke peab jõudu rakendama ikka. Midagi. Ja ma saan siin ainult kontsadega olla, sellepärast, et siis mul on jalad nagu nurga all ja siis mul mahuvad puusad siia istmesse ära. Jah. Nii No, on. muidugi klassika 46 värgid ees ja taga ei ole, või ees me vist ühel võtsime üldse ABS-i anduri ära, taga ka teisel pool ei ole. Aga siis ma nende ABS-i ja veokontrollidega ikka teen. Et enne oli lihtsalt see, miks ma ühe ABS-i anduri vahetasin see, et kiirust näiteks. Ja viitsin hakata laskma seda ümber kirjutada, et ta nagu võtaks kuskilt mujalt andurist kiirust. See tundus lihtsam 20 € andur välja vahetada. Sa oled pihme sisse. Ma ei saa aru, kus sa tuleb. Robin vahetas Lexusel rehvid talvekate vastu ja siis me võtsime Rotifarmi talt ära ja kuna Tarmo Tähepõld, keda te Mannergu videost äkki teate, ei mäletate? See samas videos ei ole või? Ei no see tuleb siin lõpus, sellepärast ma teengi sissejuhatust. Ühesõnaga, Tarmo, siis kui ma rotikat sain, siis Tarmo mõtles, et ilgelt äge oleks, kui me prooviks mingi hetk Camry'le, tema Camry'le alla neid. Ja siis me nüüd proovime neid tema Camry'le alla. BMW kohta võib nii palju ka rääkida veel, keda huvitab. Siis mootoriks on M52 Tube 25, 125 kilovatti. Erinevalt kuldsest on tal ka kilovatti alles natuke. Ehk siis, ma ei tea, minu arvast on ka päris suur vahe sees nagu. Aga no kuldse puhul on vähemalt see, et tal on uus mootor olemas, nii et me lahendame selle probleemi varsti ära. Jah. Ühesõnaga, tegelikult selle auto puhul, miks ma ta üldse ostsin, mul ükski muu asi väga ei marjanud, aga tal oli ülevaatus ja ridakuus, mis minu jaoks olid nagu 2 olulist asja. Ülejäänud on suht kõik boonus, et hüdrokaid asju saab alati sisse panna, aga mootorivahetust ja ülevaatust, no ülevaatust saab ka, aga see on natuke keerulisem ja mootorivahetust ma ei viitsinud ka kindlasti teha see aasta, et ei tundunud väärt ettevõtmine. Kuna me niikuinii Kakul hakkame mootorid vahetama ja Adolfil ja 30. Ja 30. Ehk siis meil see... Mootorid on küll ja veel. Ja mida vahetada. Nii, sellel autol sai ka pandud teine differ, et eelmine oli lahtine ja suure korpusega tehasest, aga me panime 345 väikse tüübi diffri ja muidugi ka keevitatud, ehk siis kempi diffri, et saaks paremini ühtlasemalt külge lasta. Võt, selle autol veel fun fact, tagasilla kinnitused nagu 46-tel ikka, eriti odavama otsapooltel on enamasti suht läbi, aga tal on need kunagi tehtud ja keegi on isegi mingid fancy'd plaadid ostnud ja siis, aga no ütleme nii, et meistrimees, kes neid paigaldas, ei olnud nagu kõige osavam, et ma olen elus umbes 2 korda keevitanud ja ma keevitaks paremini, aga vähemalt nii palju on, et ma vist üle ei hakanud neid tegema praegu vähemalt, et äkki nad talve kestavad ära. Et see mõttes nagu plaadid on peal, aga lihtsalt keevitus on päris rõlge. Paula keevitaks raudselt paremini.